Hei Musi! Hei Kellis! Tänane teema on meil siis kaitse oma meelt, vaimulik sõjapidamine. Me räägime sellest, kuidas me saame kaitsta meelt Jumalas, kuidas me saame pugeda Jumalasse nii, et vaenlane meid ei mõjutaks. Sest et mina olen avastanud seda küll, et kui vaenlane jõuab sinu mõtetesse, jõuab sinu meelde, hävitab su meelt või kuidagi õõnestab su meelt, siis ta saab kõik ülejäänud ka. Ja. Aga kui su meel on kaitstud Jumalas, siis ta ei saa ligi sulle ka. Täpselt. Ja sellepärast me tahame tänasest osast rääkida, sest et kui on tulemas siuksed ajad nagu ärkamisajad ja kus inimesed kuidagi pöörduvad rohkem Jumala poole ja Jumal kutsub oma inimesi teenima, evangeliseerima, kuulutama, siis see ei meeldi saatanale ja ta hakkab ründama ja ta hakkab täiega ründama ja meil peab olema see sõjavarustus, meil peab olema see varustus, need relvad, et hakata vastu sellele, et püsida Jumalas. Ja tänases osas me räägimegi sellest, et kuidas me saame kaitsta oma meelt, mis on see vaimulik sõjapidamine, kuidas seista Jumalas. Jah, aamen, väga õige kusjuures. Me isegi lausa eelmises osas me ju rääkisime tegelikult natuke sellest, sellepärast, et kas või need Eesti ärkamisajad, millest me lugesime ja kuulsime ja rääkisime, seal ju pastor Harri Aamer andis nii head tunnistus selle kohta, kuidas tema pisteti otseselt vangi Nõukogude Liidu vägede poolt mingi loetud päevad enne seda ärkamisaega, ja lihtsalt sellepärast, et ta oli vaimulik ja teda hakati täiega taga kiusama. Ehk et kui Jumala vaimu toimetab, siis ega vaenlane toimetab täpselt samamoodi ja me peame olema halastamatult jõhkrad vaenlase vastu, mitte inimeste vastu, vaid vaenlase vastu. Ja tema kurjuse vägede vastu. Ja me peame seisma väga kindlalt selle sõna peal, mida Jumal on meile andnud. Ja tema käes olema. Aga Natju, mis on vaimulik sõjapidamine? Väga hea küsimus. Vaimulik sõjapidamine on põnev asi. Mina defineeriksin seda niipidi, et ma olen kirjutanud endale ühe fraasi selle kohta. Vaimulik sõjapidamine on vaimse reaalsuse kahe poole kokkupõrge. Ehk et see on Jumala ja kurjuse nagu kokkupõrke moment või hetk. Ja me väga tihti mõtleme sinna sisse iseennast kui midagi, mis suudab näiteks kurjust võidelda või teha ja kurjusega võidelda või teha. Minu arust see on hästi, see fenomen võib-olla saab alguse sellisest kultuurilisest eksimusest, et me vaatame filmides ja raamatutes asjades, ilukirjanduses siis näiteks on kirjeldatud, et kurjade vaimude vägedega võitlemist, see oleks nagu mingisugune koletis oleks olees, kellega sa pead mõõgaga niimoodi heitlema. Aga tegelikult see ei ole üldse niipidi, sellepärast et meile on antud igavikulise, kõige väelise Jumala poolt see võit juba kätte. Küsimus on nüüd lihtsalt selle rakendamine. Ja tegelikult on, see ongi see, me rakendame seda igavikulist võitu, seda kõikvõimast Jumalat ja tema kohalolu, tema püha vaimun ligiolu nende kohtade peale, kus kurjus valitseb. Ja siis me vaatame, kuidas toimuvad reaktsioonid ja kurjus taandub ja ta sama saab peksa. Sellepärast, et ta on kurjus ja ta on palju vähem võimeline kui Jumal. Ja selles ei olegi nagu mingit nagu küsimustki, eks ole. Mis sa siia juurde tahaks lisada? Ma tahan lisada üht asja. Et jah, see nagu kurjus ja headus, see ei ole nagu kaks võrdset nagu positsiooni või kaks võrdset poolt, mis omavahel sõdivad, vaid kurjus on juba võidetud. Me teame, mis on saatana koht, me teame, kuhu ta läheb ja me peame kristlastena aru saama, et me võitleme võidupositsioonis. Just. Et see on juba võidetud, aga kuna saatan üritab veel nii palju kahju teha kui võimalik, on ju enne, kui ta täiesti tulejärve visatakse, siis nagu võib tekkida mulje, et jaa, see on nagu kaks jukest võrdset poolt, aga ei, ta on juba nagu ära võidetud sellega, et Jeesus suri ristil ja tõusis ülesse, sellega sai surm alistatud ja meie vabanesime patu käest ja meie saame nüüd võidelda võidupositsioonis, sest et me võitleme läbi Jeesuse. Amen, see on väga õige tähelepanek. Ja ma ütleks ka kohe siia paar nüanssi juurde, et see headus ja see, millest me räägime, seal on isikuliselt Jumal ja Jeesus, et see ei ole mingi üldine umbmäärane headus ja kurjus, vaid et see on isikuline Jumal ja Jeesus ja isikuliselt kurjust, keda esindab saatan ja võib-olla tema käsilased ka. See on selline keerulisem, komplekssem teema, mida me kurjuse all niimoodi nimetame, aga et headuse puhul me teeme täiesti selgesti, et see on isikuliselt Jumal, sest ainult üks on hea ja see on Jumal. See õpetab meile ka tema sõna. Vahete vahel selle keskel meie kogeme, näeme või tajume asju
sellest vaimsest reaalsusest, sest ka meie oleme ju vaimolendid ja me satume selle võitluse keskele paratamatult, on ju, sest me oleme vaimolendid. Mistõttu me kogeme ja näeme ja tajume võib-olla mingisuguseid asju, mis on veidrad meie jaoks või siuksed üleloomulikud vahetevahel või kuidagi, ma ei tea, toovad meile emma kumba nagu äärmust lähemale reaalsuseks, kas siis headust, siukest rõõmu värki või kurjust, ehk siis vahetevahel, ma ei tea, näed õudusunenägusid ja mingeid siukseid asju ka, eks ole, ja see on täiesti nagu, seda juhtub. Aga meie ülesanne ei ole minna sellest emotsionaalset ekstaasi, vaid vastupidi seista kindlalt selle lubaduse ja sõna peal, mida igavikuline Jumal on meile andnud tema võidust. Ja kui me seda teeme, siis jällegi, võit on nagu ilmselge. Et ma defineeriks ja võtaks kokkuvõtvalt, et selline see ongi vaimne sõjapidamine tegelikkuses. Väga hea, jaa. Aga kas sa oled ise ka kogenud selliseid tugevamaid vaimseid rünnakuid ja asju, kuidas, kas sa oled kogenud ja kas sa kirjeldaksid? Jaa, absoluutselt olen. Ma olen kogenud selliseid vaimseid rünnakuid, mis on nagu võib täitsa klassifitseerida üleloomulikuks ka. Mul on olnud elus selliseid, ma olen näinud nagu manifesteerunud kurjuse kehastusi enda elus, kus ongi nagu mingi variolend seisab minu näiteks magamistoas või minu lähedal niimoodi juures ja kõneleb minuga. Ja ma olen ka nagu Jeesuse nimel või kõik need asjad võitnud ja nagu, et seal ei ole nagu mingisugust küsimust nendes asjades. Aga siiamaani olen kogenud. Täna öösel nägin öölevi õudukaid näiteks põnev, ärksin mitu korda öösel üles ja palvetsin, läks tagasi magama. Lihtsalt on, et nagu mis sa ikka teed. Sõdid edasi lihtsalt ja ei olegi nagu midagi. Aga mul on kõige võib-olla tugevamad rünnakud, mis mind ennast nagu, ma nimetaks võib-olla kõige tugevamaks rünnakus mitte isegi seda, mida sa nagu võib-olla näed või koged, vaid seda, mis mõjutab sind kõige rohkem. Ma tooks 2 tükki. Üks on see, et kui ma olin ise hästi sügavalt Jumala juurde tulemas, siis Jumal puhastas mind ja väga sügavalt, väga sügavast katkisusest, aga ka asjadest, mis olid ilmselt minul elus nagu pookinud minu külge hästi tugevasti ennast. Ja see protseduur oli väga ebameeldiv. See oli nagu füüsiliselt valus, kuidas Jumal nagu käsne mind nagu pigistas tühjaks. Ja ma tundsin oma hinges sellist stressi, mida ma ei ole mitte kunagi oma elus kogenud. Aga ma teadsin, et selle stressi taga tegelikult on Jumala põletav vägi, mis tegelikult mind puhastab praegusel hetkel. Nii et ma pean lihtsalt vastu pidama, aga see oli rämedalt ebameeldiv kogemus. Sellepärast, et sa saad aru, et see tuli on jõhker ja see on päris, millega tegelikult see tuli, mis kuradit ootab, see on päris. Sest et see tuli, mis Jumalalt tuleb, see on ka päris. On ju, et need ei ole nagu, need on väga tõsised asjad. Et see oli üks asi. Teine oli see, et kui ma Abeba Russomiga teenisin, Abebat ma tõlkisin meie koguduses ja tuli üks naine, kelle peal olid kurjad vaimud. Tal oli mingi kurjuse mõjutus enda elus ja Abeba tajus selle kohe hakkas kohe tema eest palvetama. Siis minu sees, ma hakkasin kohe tõlkima Abeba palvet talle ja palvetasin täpselt samamoodi kaasa ja mu peas hakkas keerlema mõtted selle kohta, kuidas see sama mingisugune kurjus asi ütles mulle, et kõik, mida sina oled valesti teinud, ma panen Abebale suhu ja tema kõva häälega jutlustab tervele kogudusele ette, mida sa kõik oled valesti teinud tänasest päevast, eilsest kõigest, et ta loetleb sinu patud kohe kõikidele ette, sa saad häbi ja süü all olema. Ja ma tajusin selle kohe ära, ma sain aru, et ma tean, kes sa oled ja mida sa tahad nagu. Ja ma täiesti ignoreerisin seda. Mõtlesin, et nojah, ja kui ta seda, mu ainus vastus sellele oli see, et isegi kui sa seda teeb ja kui see peaks isegi juhtuma, mis siis, mina olen surnud ja minus elab Kristus, mul ei ole midagi peita. Let's go nagu. ja siis seda ei juhtunud ilmselgelt, sest et see oli kuradi vale, mis üritas minu fookust shiftida ära sellele, et ma pean palvetama ja täiega selle vaimses sõjapidamises olema, on ju. Ja see oli päris huvitav ja see naine sai vabaks ja kõik läks hästi ja ei olnud mitte midagi. Aga vaata, selliseid kogemusi on ja neid tuleb ja see on paratamatu osa. Aga miks sa arvad, et need rünnakud tulevad meie ellu? Väga hea, väga asjalik küsimus. Mina klassifitseeriks 3 asja siia. Ma ütlen need kohe ära ja siis natuke selgitan ka. Rünnakud tulevad peamiselt 3 põhjusel. Esiteks on patt, teine on kiusamine, vaimulik kiusamine, 3 on trauma ja haavad. Oota, korda kui võisid patt, kiusamine ja trauma ja haavad. Et patt on esimene, see on ilmselge, eks ole. Sellepärast, et kui sa teed mingit pattu, see korrumpeerib sind, see avab ukse sinu elus sellele, et kurjus saab sinu ellu mingid asju kõneleda ja midagi läbi sinu kohta sinule midagi arvata. Ja muide, see on kuradi üks kõige võimsamaid relvi ongi see, et kuidas ta saab panna sind tegema asju, mida tema tahab, on tegelikult see, et lõhub ära sinu identiteeti Kristuses. See on see oks, mida ta kõige rohkem saeb. On sinu enda pilt, sinu enesekoht
kohta ja sinu arvamus sellest, et sa oled Jumala laps. See nagu ta tahab sellest lahti saada kõige rohkem. Siis on sind hästi lihtne edasi korrumpeerida. Ja just nimelt kurat üritab endiselt sind korrupeerida. Me peame seda meeles pidama. Teine asi on siis, ehk siis ära tee pattu on see nagu. Teine on kiusamine. Ehk et kui sa oledki kui sa oled Jumala laps, isegi siis, kui sa ei ole Jumala laps, sa oled Jumala näoliselt loodud ja Jumal armastab sind. Jumal armastab sind lihtsalt sellepärast, et sa oled loodud ja juba ainuüksi selle fakti pärast kurat vihkab sind. Ja ta tahab sinule halba. Nii et ta üritab sind kiusata. Ja mõnikord Jumal laseb nendel asjadel meie elus juhtuda erinevatel põhjustel. Ma ei hakka seda tema suhu ette ütlema miks, sest et ma tõesti ei oska seda alati vastata. Mul on mingid arvamused, aga see las olla. Kõige rohkem on lihtsalt see, et kurat üritab sind kiusata ja sinule valu teha ja sind Jumalast lahku lüüa. Ja see võib tähendada seda, et ta ei luba sul magada, sul tulevad mingisugused nõmedad nägemused, sul võib ka olla lausa siuke depressiivne või ärev elu või õhkkond või vaimsus või meelsus, millel ei olegi otsest mingit selgitust taga, vaid lihtsalt sa tunned ennast kogu aeg näiteks tebrekas või hästi vihaselt või hästi nagu kuivalt kuidagi niimoodi. Väsimus on täpselt samamoodi üleliigne väsimus, võib olla siuke kurnav asi, mis nagu millega saatan kiusab. Ja ta lihtsalt üritab lõhkuda sinu rahu ja ära varastada seda, mida Jumal on sulle andnud. Et see on teine siuke allikas. Ja kolmas on siis trauma, et kui me rääkisimegi ja haavad, et kui me rääkisime juba korraks depressioonist ja ärevusest sükestest asjadest, need asjad tegelikult on vahetevahel ka õigustatud, sest et meie elus on mingisugused tugevad hingehaavad, mingisugused asjad, mis on kas minevikus lapsepõlvest või hiljuti saadud, mida kurat oskuslikult ära kasutab siukse aluspinnana, et sinu elus negatiivsust ja Jumala lõhesust nagu edasi süvendada. Ta üritab sind nagu veelgi rohkem Jumalast lahku tõmmata. Ta kasutab ära seda, et sinul on olnud valus või sinul on valus ja ta lõhestab seda, et sa Jumala poole läheksid. Sest et kui sa Jumala juurde lähed, siis Jumal paratamatult hakkab tervendama sind. Tema paneb need haavad kokku, kurat üritab neid elu eest lahti hoida. Sest et semale see on suurepärane viis lihtsalt sind kiusata edasi. Ja mitte lasta sul minna Jumala ette. Ehk et need on nagu need primaarsed patt, kiusamine, trauma. Need on need 3 põhisüksed postulaati, miks me rünnakud kogeme või kus kohast need asjad tulevad. Ja kiusamise alla käib ka loomulikult see, et kui sa oled teenistuses, siis sa oled sihtmärk. Palju õnne, et sa üritad Jumalat levitada inimeste ellu rohkem ilmselgelt, see ei ole kuradile meelepärane, et üritab sinu vastu töötada. Ja aga see on ka täiesti normaalne osa sellest asjast. Et see ei ole midagi, mida Jumal ei ole ette näinud ja midagi, mida me ei tea. Nii et kõik on selles mõttes hästi, et kui me räägime sellest, et pimedus kiusab või ründab või paneb meile asju ja teeb ette, no las ta proovib. Mis ta ikka teha saab? Mina räägiks nendest asjadest nii. Ma väga nõustun sellega ja tead, ma arvan ka, et üks koht, kus veel tulevad sellised rünnakud on ka see, et saatan kuidagi nagu ta on meie kõigi sisse pannud nagu sellise mingi ühe plaadi, mida ta on jätnud ketrama, et ma ei tea, et sa ei ole piisavalt see, sa ei ole piisavalt teine, ja et sinust on nii palju vägevamaid inimesi ja mis sa ikka jutlustama lähed, et see on palju karismaatilisem, palju ägedam, inimesed rohkem kuulavad teda, et mida sina ikka seal teed, ja kõigi sisse on nagu mingisugune plaat nagu pandud ketrama, ja ma avastasin ka, et ka minu sees oli nagu selline plaat, mis käis, et ma olen nagu, et ma ei ole Jumala oma, vaid ma olen saatana oma. Sest et kui mu ema oli rase veel, siis ta nägi ka ta oli väga paljude rünnakute all. Ja ta kirjeldas, kuidas ta nägi saatanat ja ta on väga palju näinud nagu tumedaid olevusi ja ta kunagi tegeles nõiduse ja kõige sellisega oli nagu kokkupuutes. Ja kui ta oli rase, siis ka, et rääkis mulle, kuidas saatan käis kogu aeg kiusas teda ja kiusas ja nagu tekitas talle valusid ja siis ta ütles, et anna see laps mulle, kuniks lõpuks ema andis lapse saatanale. Ja ma mäletan, kui ma tulin ju Jumala juurde, ma olin ju 5-aastane, siis ma kohe tundsin, kuidas Jumal võttis mu oma tiiva alla aga mul oli nagu alati valik. Ja ma arvan, me kõik oleme selle valiku ees, et kas me tahame päriselt olla Jumala lapsed või selle maailma lapsed, et see on ka üks saatana trikkidest, et teha sind nagu nii-öelda eriliseks, ei, nagu, et me kõik käime selle valiku ees ja
ja ma mäletan, ma kellegiga palvetasin, äkki oli Jan Reemat-Etski, kellele ma ka rääkisin nendest asjadest või ma ei mäleta täpselt, aga ta ütles, et ei, et kui keegi teine ei saa sinu eest neid valikuid teha, sinul on see otsus, kelle laps sa tahad olla. Ja ma mäletan, kui ma tulin Jumala juurde tagasi ja ma langesin põlvede peale ja Jumala vaim langes mu peale ja kuidas ma andsin oma elu uuesti Jumalale, parandasin meelt ja ma nagu tundsin, et jaa, ma olen Jumala laps, ma olen Jumala laps. Ja aga vaat vahest ikka nagu tekib pähe need mõtted, on ju, et aga kas ma ikka päriselt olen Jumala laps, on ju. Ja siis ma ei olnud saanud veel püha vaimuga ristitud. Ma nagu võtsin Jumala oma ellu vastu ja vahepeal see juhtub nagu samal ajal, kui sa võtad vastu, siis sa saad ka püha vaimuga ristitud, aga ma tahtsin selleks nagu eraldi sündmus ja nagu eraldi asi, mida ma teen ja ma läksingi Klausi juurde, et palusin, et kuule, kas sa saaksid mu eest palvetada, ma ei ole püha vaimuga veel ristitud, et ma olen nagu täiega võtnud Jumala enda ellu vastu, aga please, palveta mu eest, ma tahan saada ristitud ja siis ta küsis mult küsimusi ja siis oli nagu, et okei, ma palvetan su eest. Ja ma läksin sinna nagu, see oli mingi teenistuse ajal, lava ette niimoodi. Ja kui mitte kunagi ma ei kuku niisama nagu pikali, ma pole kunagi kukkunud pikali, mul on nagu see jutlustaja või see pastor võib tulla kurikaga ka nagu, aga ma olen 2 jalga maa peal, ma ei lähe enne, kui Jumal päriselt tabab. Ja momentaalselt ta pani käe mu peale ja ma olin läinud. Ja ma tundsin ennast kukkumas, ma tundsin, keegi püüdis mind kinni ka, aga ma järsku nägin enda ees valgust ja ma kuulsin nagu nii kõvasti, kuidas Jumala vaim ütles, sa oled minu oma, sa oled minu oma, sa oled minu oma. Ja momentaalselt see asi oli lahti murtud mu sees ja ma olin täiesti ma olen Jumala oma, ma olen Jumala oma. Ja meil kõigil on see nagu mingisugune plaat, mis käib meie sees, et sa oled selline, sa oled tollane, mis iganes on ju. Kõige esimene asi, mida me peame mõistma, et me oleme Jumala lapsed. Kui sa ei ole veel andnud oma elu Jumalale, anna oma elu Jumalale. Et kõige esimene, kuidas me saame nagu vaimulikes sõjapidamistes üldse hakkama, on see, et me võtame selle põhilise relva, mis on see, et kas Jeesus on su elu armastus, su issand, su päästja? Kas tema on saanud su elu issandaks, sest me ei võida neid võitlusi enne, kui me pole saanud Jeesust oma elu issandaks. Ja sellega sai see nagu lahti murtud. Man. See on nii elus lugu. Nii lahe oli vaadata siin seal pikali. Sest ma sain kohe aru, mis tegelikult oli juhtunud. Ja ma sain aru, kui mitte sina tõestis, et sa mitte kunagi nagu, et sa never ei feigiks ükst asja või võltsiks sellist asju. Ja siis ma sain ka aru, et okei, sa oled nii päriselt saanud Jumala laksus. Vaata see sama nagu lapsest saates identiteedilugu on olnud selline, see on ka üks põhjus, et miks ma arvan, Jumal on nii tugevalt ka sind kasvatanud tegelikult. Kui sa oled varem ka rääkinud nendest asjadest, kuidas Jumala vaim on lapsest saate sind tegelikult nagu juhtinud ja kasvatanud, ma arvan, et see on ka lihtsalt risti vastupidi sellele, mida kurat tahtis su ellu nagu teha. Ja ta ütles, et ei, töörühm ümber, see on minu laps, mina juhin teda. Ja vaata, kui naljakas ongi see, et tihtipeale see kuradi vale on alati nagu täiesti risti vastupidine seda, millele Jumal on kas meie elu teinud või nagu tahtnud teha, on ju. Et ta on sind hästi palju juhtinud ja siis kurat ikka ütleb sulle, et ei, minu laps oled, on ju. Ma tean, minu plaat on olnud alati see, et sa oled üksinda. Ja nagu sina istud mu kõrval, et kuule, sul on nii palju inimesi enda ümber kogu aeg. Kes mind armastavad. Ma ei ole kunagi üksinda, aga see plaat on ikka seda tooni. Ja noh, see on alati risti vastu. Ja sa pead aru saama, et saatan on lihtsalt valetaja. Täpselt. Ta lihtsalt valetab ja pluss veel, ta ei saa meie hinge külge. Yeah. Ta võib mõjutada, ma ei tea, keha või võib valetada mingeid asju välja, kasutades mingeid olukordi ja siis pöörates neid valetades, skeemitades, mis iganes veel, aga ta ei saa hinge külge. Ja seda võime lugeda Hiobi raamatust ka, kuidas Jumal oli, et see on üks asi, sa ei saa tema vaimu, sa ei saa. Ja see on nagu me peame aru saama, et need on lihtsalt valed ja kui sa ise nagu teadlikult ei otsusta anda ennast ära ja ka sellelt on nagu tagasipääsu, sul on alati võimalus tulla Jeesuse juurde, reaalselt sul on alati võimalus tulla Jumala juurde siis me peame aru saama sellest, et need on lihtsalt valed ja
ja me peame hoidma oma silmad Jeesuse peal. Täpselt. Mõeldab, et Sõrmuste isand, autor J.R.R. Tolkien on kirjutanud, ta oli kristlane ja ta kirjutas, ja nad nimetavad ju seda põhikurjust Sauronit seal ja nimetavad seda, nimetavad, et ta on see suur petis, the great deceiver. Minu arust see on nii hea nimi saatanale, et ta on suur petis. Me peame seda silmas pidama. Aga kas sinul on olnud elus selliseid rünnakukogemusi ja mina juba jagasin neid asju, kas sa jagaksid ka, kas sinu elus on need olnud ja kuidas see need on välja näinud? Ma arvan, et nagu kõige tugevamalt on need just tulnud peale siis, kui me hakkasime podcasti tegema, ausalt öeldes. Et siis kuidagi, võib-olla ka sellest, et nii paljud inimesed on tulnud päästele, on tulnud Jumala juurde, on leidnud tee kristluseni kuidagi läbi sellega podcasti ja paratamatult muidugi saatan üritab kaikad kodaratesse visata ka nende unenägude kaudu ja kuidagi hirmutades ja nii edasi ja ikka nagu ka su enesehinnangu pihta, on ju, et kas sa ikka oled nii tubli rääkija ja ta näed, vaatamised kukuvad alla rohkem, kui inimestele ei meeldi see, mis sa räägid ikkagi siin ja nagu mingid siuksed asjad, on ju. Või saad kellegilt mingid tagasisid, et mis on siuke, huvitav, on ju, ja siis saad kohe ka, et nagu apikene kõik vihkavad mind. Aga tegelikult absoluutselt mitte. Ja jälle need on need valetamised, on ju, ja kuidagi ta üritab siin nagu pushida nii palju, et sa tahad ära lõpetada selle asja, kus sa tunned, et see, mida sa teed, ei ole väärtuslik. Et see missioon, mis Jumal on sulle andnud, ei lähe korda inimestele, see ei muuda inimeste elusid. Neid ei huvita see, mis sa räägid siin, neid ei huvita see, on ju. Ja siis lõpuks sa tunnedki, et tahad aga nagu, ma ei tea, kui sa kellegile korda ei lähe, et mis ma ikka siin teen siis, on ju, et nagu tahad, paneme nagu punkti peale, on ju. Ja siis sa saad aru, et oot, kuidas mu mõtted nagu siia jõudsid. Et oot, nüüd ma olen küll nagu lasknud siin mingitest filtritest asjadest läbi mingid mõtted, mis ei oleks tohtinud tulla läbi, on ju. Või siis tekib selline rõhumistunne sisse või on nagu kuidagi tajud rünnakuid muudel asjadel, mis nagu võtavad su tähelepanu ära, näiteks rõhumine abielul, pereelul, tööelus ja nii edasi, mis kuidagi nagu võtavad fookuse eemale Jumala missioonist. Ja ka see nagu hajutab su meelt ja laseb sisse nagu mingeid asju, mis ei peaks tulema sisse. Ja kusjuures see on väga-väga õige tähelepanek. Ja vaata, see on tõeline Jumala arm, et sa tapad ära need sellel hetkel tegelikult, et sa mõtledki, et see, keegi pani ühe mingi naljaka kommentaari, keegi ütles midagi naljaka kommentaari, ma lihtsalt lõpetan siis ära podcasti, nagu, et nagu see tegelikult, tead, kui nõme on see, et väga palju selle hetkedel me teemegi mingeid valikuid selle põhjal, me ei saa isegi aru, et me oleme nii mõjutatud tegelikult sükste mõtete või asjade poolt. Ja siis tagantjärgi hakkame mõtlema, et appi, et miks me üldse nagu ära lõpetasime, et miks me nagu peatusime, et see oli ju täiega hea asi, on ju, ja nagu on ju. Ja tegelikult nagu nii, et see on suur Jumala arm, et sa tajud ära selle mõtte, et mis jama see nüüd siin on ju. Jaa, väga huvitav. Ja sellepärast ma arvan, ongi oluline tegelikult võtta need sõjapidamise relvad kätte ja võtta see Jumala sõjavarustuse rüü kätte. Oh yeah! Sest et Jumal ei ole meid jätnud sõjapidamisega, vaimuliku sõjapidamisega, et meid ei ole ju jäetud lihtsalt niisama nagu tuulest viidama ühest või teisest kohta, on ju. Ja Jumal ei ole kunagi ette näinud ka, et me peaksime olema sellised võimetud, ütleme, värisevad väikesed kutsukesed, kes jooksevad kuskile nurka. Ka Vanas Testamendist me loeme seda, et Jumal armastab mehi ja naisi, kes on otsustusvõimelised, tugevad ja konkreetsed, kes suudavad asju ära teha. Ja vaimses sfääris ta peab täpselt samamoodi tegelikult paika nende asjadega, sellepärast, et ta tahab meile anda kätte need varustuse ja selle võimekuse midagi arvata ja midagi teha selles osas, et meie ümber käib mingi jamatorm, on ju. Ja ta ei ole jätnud meid ilma varustuseta. See on suur arm. Nüüd on küsimus, kas me teame, mis asi see on ja kas me teame, kuidas seda rakendada. Et see on ka osa sellest sõjapidamisest. Ja enne kui me lähme varustuse juurde, ma tahaks veel öelda paar mõtet, et esiteks see, et jah, tõesti mõtle läbi, et kas Jeesus on su elu armastus, su elu issand, su elu päästja, et kas Jeesus on esimesel kohal ja sa saad aru sellest selle kaudu näiteks, et kas sa armastad Jumalat ennast või sa otsid ainult tema tegusid taga. Kas sa päriselt armastad Jumalat? Jumala teod, need on ka väga olulised, imetegude nägemised, tervendamised, muud asjad, aga kas sa päriselt armastad
issandat Jeesust? Kas, kui näiteks, sa saad näiteks selle järgi aru, et kui sa koguduses oled ja kui võetakse, või kui näiteks on ülistusaeg, siis on väga tore, väga meeldiv, võib-olla keegi räägib tunnistust, see on ka väga äge, aga kohe, kui piibel lahti võetakse, siis saad nagu, jälle see piibel, või räägitakse evangeeliumi või midagi, siis mingi, okei, et sa saad nagu kohe sellest aru, et kus su tegelik fookus on, ja ma ütlen, pane fookus niimoodi, et su silmad oleks Jeesuse peal ja Jeesus päriselt oleks su eluarmastus. Ja siis me saame aru ka, et Jeesuse nimes on vägi tegelikkuses. Kui Jeesus on su eluarmastus, siis sa suudad kasutada Jeesuse nime niimoodi, et kogu vaenlane taandub. Sest et Jeesuse nimes on see vägi. Ja siis ma tahan seda ka öelda, et keskendu Jeesusele ja mitte saatanale. Ma tean, et vahepeal tumedus tõmbab, see on nagu põnev, see on huvitav, mis on saatana nagu tagamaa, mis on nagu, mida piibel tegelikult räägib selle kohta ja see nagu tundub huvitav, no kuidas ta ikka langes ja mis värk seal oli ja no kõik siuksed asjad, vaata. Ja no on reaalselt terve telesaated nagu Lucifer ja mingid muud asjad, kus üritatakse näidata, et jaa, tal on ikkagi mingisugune redemption võimalus, mingi pääste võimalus on ju ja tegelikult on ka nagu, üritatakse nagu inimlikustada saatanat. Aga ära lange sellesse nagu lõksu kinni. Sest et mulle kunagi ütles, sinu õde ütles väga hästi Lemme Keter, ma küsisin ta käest, et aga mis siis, kui saatan nagu parandab meelt? Et kas, aga tema nagu lõpp on juba teada, on ju, aga mis siis, kui ta tahaks meelt parandada? Ja siis ta ütles, et aga Jumal ju näeb ette, mis ta tegelikkuses teeb. Ja ta on ette näinud, et ta ei paranda, et ta on täielik tumedus. Ta lõpeb tulejärves, on ju. Et, ja Jumal on seda ette näinud, et usalda seda, et Jumal näeb palju rohkem, kui sina näed. Täpselt, kusjuures. Ja see küsimus ei ole isegi alati nagu selles, et kas Jumal lubab, vaid küsimus on pigem selles, et ma usun, et ta lubaks. Ma arvan, et pigem on probleem selles, et ta näeb, et ei taha. Ja selles on see probleem, selles on see kurjus, selles ongi see, et ta on otsustanud olla kuri ja täielikult kurjus. Ja ma arvan, et see, me ei saa, täpselt nagu sa ütlesid, seda ei saa nagu taandada, sealt ei ole tagasi teed, sealt ei saa kuidagi pidi tagasi, see on, sellel asjal on ainult üks lõpp ja sellel igavikulises mõõtmes selle lõpp peabki olema igavene hukatus. Aga Jumala sõjavarustus. Naatan, kas sa tahaks ette lugeda Efeslastele 6. peatükk? Jaa, ma võin ette lugeda. Ma loen siis Efeslase 6, 10-20. Viimaks veel, saage vägevaks issandas ja tema tugevuse jõus. Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu. Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega. Selle pimeduse maailma valitsajatega, kurjade taevaaluste vaimudega. Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud. Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmu sõnumit rahust. Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled. Võtke ka päästekiiver ja vaimu mõõk, see on Jumala sõna. Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal vaimus ning selleks valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest ja minugi eest, et mulle antaks arukust, kui ma avan suu julgelt teada anda evangeeliumi saladust, mille käskjalana ma olengi ahelais, et ma selles julgust saades hakkaksin rääkima nii, nagu ma pean. Amen. Amen. Ma tean, et palve on viimasena toodud välja, aga kas me võiks alustada sellest? Jaa, ma arvan küll. Palve kui kõige olulisem relv. Ma arvan, et selles mõttes see on väga õige. Ma võib-olla kohe tooks selle, et Paulus ütleb nii kenasti, et palve ja anumisega palvetage igal ajal vaimus. See on nii kohutavalt oluline, et nagu anumisega ka, et esiteks, et me joondame ennast palves õigesti, et isegi kui ka vaimses sõjapidamises, kui me hüüame appi Jeesuse nime, kui me deklareerime Jeesuse nime, see ei ole kunagi niimoodi, et meie käsime, vaid see on see, et meie küsime ja Jumal vastab. See sõnarõhk on alati nii, et meie palume Jumalalt ja Jumal annab. Et see järjestus käib alati niipidi. Ja see, et palvetage vaimus tähendab nii keeltes kui ka palvetage ühtses joonduses olles Jumalaga. Et see ei tähenda ainult keeltes palvetamist, see tähendab seda, et sa palvetad üksmeeles olles Jumalaga, et sa seisad Jumala eest, sa seisad Jumala puhtuses, sa seisad koos Jumalaga.
nende asjade peal. See on see, mida Paulus mõtleb, palvetage vaimus, on ju, Jumala vaimus tegelikkuses. Et see on hästi-hästi oluline. Sellepärast, et ja miks palve on kõige olulisem, on see, et see toob Jumala reaalsuse siia reaalsusesse, kus meie oleme. See on see, et me palume Jumalalt, ütleb, et isa, palun anna meile ja isa annab läbi vaimu, on ju. Ja kui isa annab ja ta tuleb kohale ja püha vaim tuleb kohale, siis kõik, mis iganes on kuri nagu selle tagajärjena, et Jumal tuleb kohale, haihtub ja kaob ja jookseb. Sest et kurjus niimoodi kardab Jumalat. Ta niimoodi pelgab Jumalat. Ta lihtsalt jookseb minema tema eest. Ja lihtsalt sulab ära siis, kui Jumala vaim tuleb kohale. Et meie ülesanne ongi siis lihtsalt kõige rohkem paluda, et Jumal tuleks ja teeks. Ja siis tema tuleb ja teeb. Mina olen sellest nii pidavu saanud. Mis sa veel juurde lisaks? Ma kohe räägin Watchmeni raamatust mingid väga huvitavaid mõtteid, mis tal oli vaimus palvetamise kohta. Aga ma tahan korra keeltes rääkimise kohta öelda, et kui sul ei ole keeltes rääkimise andi, see on nagu, see ei ole kõigil. Ei ole. Ja see on okei. Kui sa tahad rääkida keelt, millest saatan aru ei saa, siis hakka armastama. Sest et armastus on see keel, millest saatan aru ei saa. Sa ei pea muretsema nende, ma räägin, kui Jumal on sinus, see armastus voolab sust välja ja tulevad täpselt need ainid, mis Jumal on tahtnud, et sul tuleksid esile. Ja alati saab vaimuandja taodelda ka ja paluda Jumalalt, aga hakka armastama, see ongi see keel, mida saatan ei mõista. Amen. Ja Watchman nii räägib vaimulikust palvetamisest ja, et mis tähendab vaimus palvetamine. Et meil on vaja vaimulikku palvet, vaimuspalvet ja mitte lihalikke palveid. Ja ta räägib, et kõik tõeline palve peab olema vaimulik, mitte lihalik. Ja palve, mis lähtub inimese tahtest, soovidest, isekusest, ei ole Jumala eest tõhus. Ja tõeline palve ei ole viis panna Jumalat tegema seda, mida meie tahame, vaid väljendus Jumala tahtele. Et palves peab inimese enda tahe surema ristil, et ruumi jääks vaid Jumala vaimule. Ja Watchman nii ütleb, et palve on see, et kui inimene räägib tagasi Jumalale tema enda tahet, ja see muutub vaimulikuks alles siis, kui see saab alguse pühast vaimust, mitte inimlikust ideest või soovist. Et kui sa tuled palvetama, siis sa alguses oled vaikuses, et kuulda, mida Jumala vaim nagu toob sulle esile ja siis sa palvetad seda välja. See on see, kuidas tema seda kirjeldab. Väga huvitav. Ja tekib ka siis, kui püha vaim paneb südamesse koorma või äratab nagu sisemise tunde, millele inimene vastab palvega. Ja ma nagu üritasin eesti keelde tõlkida nii hästi, kui ma sain seda, aga ta kirjutab niimoodi, et kui usklik tahab palvetada vaimus, peab ta esmalt õppima käima vaimus. Inimene ei saa elada päeva jooksul liha järgi ja siis palve ajal palvetada vaimus. See oli väga huvitav. Tema palveviis ei saa olla väga erinev tema eluviisist. Paljude inimeste vaimulik seisund näitab, et nad ei ole valmis tõeliselt palvetama. Inimese palve kvaliteet sõltub sellest, kuidas ta elab. Kuidas saab lihalik inimene palvetada vaimulikku palvet? Isegi vaimulik inimene ei pruugi alati palvetada vaimus, kui ta ei ole valvas. Võib ta kergesti langeda lihaliku olemusse. Kuid kui vaimulik inimene pidevalt palvetab vaimus, siis tema palve hoiab tema vaimu ja meele kooskõlas Jumalaga. Ja palve on meie vaimu harjutus ja meie vaim tugevneb läbi selle harjutuse. Kui me muutume palves hooletuks, siis meie vaim kuivab ja nõrgeneb. Mitte miski ei saa palvet asendada, isegi töö mitte. Palve võimaldab meil kõigepealt võita vaenlane enda sees, enne kui me tegeleme temaga väljaspool. Ja siit pärineb ka tema kuulus lause, et kes palvetab põlvili, leiab vaenlase alistatud, kui ta tõuseb püsti. Wow. Ja see oli nagu, ma lugesin nagu rohkemat tema teksti, see oli väga äge, kuidas ta seletas neid asju ja üleüldiselt ma arvan, et see vaimus käimine on ka üks meie nagu vundamendi osadest, mida ma hetkel veel nii hästi ei mõista, aga kui me rohkem uurime seda teemat, siis me võiks täiega osa selle kohta teha. Ja, ma arvan küll, vaimus käimine on nii oluline teema tegelikult. Ma saan aru, et see on selline minu jaoks on nagu ühes taktis Jumala vaimuga käimises. Ja, täpselt. Aga see on tõesti, me peame seda analüüsima. Ja, et ta ei ole nagu emotsiooni või nagu tunnetest veetud, vaid see ongi, et see on nagu sinu vaim käib Jumala vaimuga koos. Just. Ja see on nagu, see on midagi erilist, see on midagi väga erilist. Aga ma tahaks siinkohal ka, kuna see palvetamine on nagu kõige olulisem, ma tahaks siinkohal tuua ka ühe üleskutse, mida ma ise tahan teha 40 päeva järjest, on see, et palvetame koos iga hommik 15 minutit.
ja kuulame päriselt, mida Jumal tahab meile esile tuua ja siis hakkame palvetama. Ja pane taimer endale kõrvale, sest et sa arvad, et sa oled palvetanud juba kaua ja siis vaatad, tegelikult on, 2 minutit ainult. Aga päriselt võtame kauem aega palveks ja mina võtan seda, ma olen juba paar päeva seda teinud ja ma ütlen, see on nii nagu, see on nagu, sa saad aru, et sa oled saanud nagu relvad kätte endale. Jaa, see on transformeeruv tegelikult. Jaa, täiesti. Jaa, teeme koos seda. Ja ma kutsun vaatajad ka teid kaasa tulema sellega, et võtame 15 minutit, palvetame ja siis võib sinna 1 peatüki piiblit ka otsa lugeda. 1 palve, 1 peatükk piiblit päevas. Ja vaatame ainult Jeesust. Jah, täpselt. Ja siis pane tähele, kuidas su elu lihtsalt radikaalselt hakkab muutuma. Lihtsalt nende asjade tõttu. Sest et Jumal lihtsalt töötab läbi sinu. Nii et, need on nii head mõtted ja need on nii kuidagi, ma ei tea, see Watchmen nii on üleüldse minu kunagine vaimulik mentor Tamara Tammegend rääkis mulle temast ka ja mingid ekserpte ma olen ka lugenud nagu tema raamatutest ja need on olnud väga-väga head. Ulmeline vend, et väga julgustan ka tema materjali lugema uurima, et ta on väga-väga kihvt inimene. Aga vaimulikus sõjapidamises on vaimulik sõjavarustus, nagu me lugesime Efesose kirjast. Kas räägiks natuke sellest, mis asi on vaimulik sõjavarustus ja kuidas seda rakendada? Räägime nendest ülejäänud 6. Just. Palve on ka üks sõjavarustuses ja kõige tähtsam osa. Just, täpselt, just. Esiteks, tõevöö on ainult üks tõde ja see on Jeesus Kristus, kes on päästetee. Ei ole nii, et kõik religioonid viivad kuidagi paradiisi. Ei ole lihtsalt, et ole lihtsalt hea inimene ja küll siis saad pääste. Ei, on ainult üks tee ja see on Jeesus Kristus. Ja vöö on see, mis kõike koos hoiab. Vöö peal ripuvad kõik vajalikud tarvikud ka. Ja kus me teame, mis on tõde? Piibel. Piibel on tõde. Ja kui me tahame panna peale tõevööd, siis me peame saama seda teha, kui me loeme ja uurime piiblit. Ja tead, mis on tõe kohta veel huvitav, et tõde on reaalsus. Millist reaalsust sa usud? Ja mida sa usud, sellest sa ka elad? Jah? See lihtsalt ei ole võimalik, sellepärast, et ma olen hästi palju ilmalikus keskkonnas oma töö kontekstis täpselt seda lauset kasutanud. Et me peame elama reaalsuses ja tões. Ja need 2 asja on kooskõlas ja me peame elama tõega reaalsuses. Naljakas. Jah, täpselt. Ja on ainult üks tõde ja see on Jeesus Kristus. Ja kuidas me siis paneme selle tõevöö peale hakkame lugema piiblit. Jaa. Esimalt me rääkisime palvetamisest, me võtame see 15 minutit palvet ja siis me hakkame lugema piiblit. Kuidas alustada? Hakkad lihtsalt lugema või võtad kommentaariraamatud kõrvale. Võtad võib-olla niimoodi raamatute põhiselt ja siis kommentaariraamatud, lisamaterjalid kõrvale. Võtame kõigepealt Matteuse evangeelium, Markus, siis võtame kirjad, kiri roomlastele ja nii edasi, Vanast testamendist midagi. Või siis näiteks temaatiline õpe. Võtad ette mingi küsimuse või teema ja hakkad piiblist uurima. Näiteks, miks on nii palju kurjust maailmas ja hakkad uurima, mida piibel rastab sellele või siis kas tatoveerimine on kristlastele lubatud ja nii edasi. Või siis sõnaõpe. Hakkad uurima, et mida need piiblisõnad tähendavad heebrea või kreeka keeles. See on väga huvitav viis, kuidas piiblit õppida. Ma annan teile täiega nagu mõtteid, kuidas alustada piibli õppimist. Või siis näiteks karakteriõpe. Uurida piiblist mõne tegelase kohta, näiteks Saalomoni elu, milline ta oli, mida ta kirjutas, miks ta langes, mis tal oli elus, Uurid selle kohta, Või siis induktiivne meetod. Mõtled, et mis see sinu arvates tähendab, mis see sinu elu jaoks tähendab, teed sellist nagu eisegeesi, võtad asju natuke kontekstist välja enda jaoks, Aga piibel on ka, me loeme seda kontekstis, me loeme, mida need asjad tähendasid, aga samas see kõnetab ka meie elu. See on okei, nagu võtta neid asju ka enda elu jaoks, Või siis näiteks lectio divina, et sa nagu nii-öelda mediteerid selle sõna üle, et sa loed, mõtiskled, siis palvetad selle üle ja võtad momendi nagu vaikust, et kuidas see nagu sind kõnetas ja nii edasi, Et neid meetodeid on nii palju erinevaid. Minul on läbi aegade töötanud üks väga hea, et üks peatükk piiblit ja sa tõesti sügavalt loed need asjad ja siis hiljem ma mõtlen, et okei, mis on nagu üks põhiline mõte, mis ma siit kaasa võtan endaga. Need on väga-väga huvitavad mõtted, kusjuures
see piibli lugemine on kohutavalt oluline osa kristlase elust ja see ühe mõtte otsimine on hea ja ma alati julgustaks ka enne, kui sa loed palveta, et Jumal juhiks su lugemist ja nagu näitaks su silmadele neid asju, mida ta tahab, et sina näeksid täna. Sest et pühakiri kõnetab sind väga tugevasti ja see on hea seda nagu niipidi oodata, et sa saad sellest midagi. Sa lähed selle eeldusega lugema ja siis sa saad ka midagi. See on täiega äge. Aga see on täiega äge, ma pole ka nagu mõelnud selle peale, et tõevõju on tõesti ju see, mis hoiab kõike koos. Täitsa loogiline. Aga järgmise vaimuliku sõjapidamise sööke element, millest Paulus räägib, on õiguse soomusrüü. Ja siin on tegelikult palju sügavam asi, kui pealtnäha tundub. Sest mina algul ei mõistnud seda isegi nii hästi, aga siis ma hakkasin lugema. Siin on otse seos Jesaajaga, Jesaaja 59:17, mis ütleb niimoodi. Ta pani enesele selga õiguse otse kui soomusrüü ja päästi kiivri pähe, riietus kättemaksu riietesse ja kattis ennast püha vihaga otse kui ülekuuega. Kontekst on siis see, et Jumal ei leidnud Iisraeli seas sellel ajal ühtegi õiguse eest seisvat inimest nii, et ta pidi ise ennast sõjarüüga nagu riietuma ja selle endale selga panema ja minema võitlema oma enda rahva õiguse eest, sest et inimesed ei olnud nõus seda tegema temaga kooskõlas, nii et ta tegi seda ise. Aga Jesaja nimetab õiguse soomusrüüd just nimelt soomusrüüks, sest see näitab Jumala eesmärgi õilisust ja headust ning ühtlasi tema ustavust pidada tema enda poolt antud lubadusi. Et kui tema on öelnud, et tema seisab oma rahva eest, siis see on see kinnitus, mis ütleb, et ta teeb seda isegi siis, kui ta on oma rahvas, kui ta ei leia ühtegi inimest, kes seisaks selle rahva eest, siis ta teeb ise seda ja ta peab oma lubadusi. Paulus viitab sellele samale ja ütleb meile, et me peaksime tegelikult seal ise selga panema. Mitte olema niivõrd passiivsed, et laskma Jumalal minna meie eest, vaid et me võtame, et me ei jäta ise enda poole tegemata ei lohakuse, arguse või laiskuse tõttu, vaid et me astuksime, paneme selle selga ja õigsusega lähme koos Jumalaga välja. Seega Paulus kutsub seda kõik Jumala sõjavarustus. Ta nimetab seda the whole armor of God inglise keeles, kogu varustus, sest see kuulub täielikult Jumalale. See pole inimeste loodud ega inimeste kätetöö, see on Jumala oma. Aga mida tähendab siis õigus, millega me riietame, sest see on ju õiguse soomusrüü. See on tõde Jumalast ja päästjast, mis seisab väärikuses, pühaduses ja puhtuses ja pühendumises. Ja meil on vaja kajastada kõiki neid asju Jumala õigsust siis korrektsel viisil. Väärikuse, pühaduse, puhtuse puudumine viib meid esindama Jumalat valel viisil, täpselt nagu Peetrus, kes näiteks reetis Jeesust 3 korda, või Taavet, kes tegi pattu Jumala silmis. Me näeme, et see soomusrüü peab siis olema niivõrd puhas, hea ja rikkumatu, et see ei saagi olla kuidagi inimeste loodud või inimeste käest antud. Seega see õiguse soomusrüü peabki olema miski, mida Jumal ise meile annab, et me saaks seista vaenlase noolte vastu väärikal ja Jumalat esindaval viisil, ehk siis õigsuses ja õigel viisil. See on Jumala õigsuse soomusrüü. Väga palju sügavam asi on ju, päris cool. Ma ise nii, mul lõi endale see nagu täiesti mingi wow, nagu, ja just need nagu kas või see väärikus ja kõik need on pühadus ja puhtus, need on olulised komponendid sellest. Me peame sellest kinni pidama. Aga millest Paulus meile veel räägib? Siis on rahu evangeeliumi kuulutamise jalanõud või sandaalid mõndades tõlgetes. Ja siin nagu tasub mõelda, et nendele küsimustele, et kas sa kõnnid rahus ja võib-olla mõelda ka seda, et käi rahus nii Jumalaga kui ka teiste inimestega ja las sul olla alati valmidus jagada evangeeliumi rõõmusõnumit. Kui sa mõtled, et okei, et aga ma ei tea, kuidas ma jagan Jumalast või evangeeliumit või mida ma pean tegema selleks ja mida kõike ma teadma pean, siis kõige põhilisem on see, et sa lihtsalt täida ennast Jumalaga, mine uuri Jumala sõna, loe piiblit, palveta, ole Jumalaga osaduses, täida ennast Jumalaga, siis nendel õigetel hetkedel Jumal näitab sulle nagu eriliselt mingeid inimesi, kellele minna kuulutama, kellega rääkida Jumalast, kellest palvetada ja Jumal avab sulle täpselt need uksed, annab sulle need mõtted, nagu toob mõtted esile, mida rääkida, mida sa juba oled õppinud, et kui sa iga päev valmistad ennast nagu lihtsalt sellega, et sa täidad ennast Jumalaga, sa lihtsalt loed Jumala sõna, siis nendel õigetel hetkedel see sõna tuleb esile.
et see on see, kuidas sa ennast ette valmistad tegelikult ka evangeliseerimiseks. Et sa ei otseselt ei mõtle, et nii, mida ma kõike nüüd teadma pean, mis asja ma pean kõik pähe õppima niimoodi, vaid et sa lihtsalt täidad ennast Jumalaga ja see tuleb sinust esile. Ja see oli nii äge, kuidas me käisime ühel peol ja seal oli nagu põhimõtteliselt ainult mittekristlased. Ja siis ma sain ühe tüdrukuga rääkida, hullult armas tüdruk, ja kui alguses ta oli nagu, et ma ei tea, et kõik, vahet pole, mida sa usud, on ju, et küll kõik teed viivad nagu, küll kõik teed on õiged ja kõik usud on õiged, et oluline on lihtsalt, et sa lihtsalt usud midagi, on ju. Ja siis ma olin nagu mingi, et tead. Let me tell you something. Ja siis ma rääkisin talle nagu oma lugu, kuidas nagu ma tulin tagasi Jumala juurde ja milles kõiges ma olin sees ja ta oli nagu nii huvitatud sellest ja nii nagu avatud südamega nagu kuulas seda kõike ja rääkisime ja siis ta lõpus oli, et tead, ma saan tegelikult täiesti aru ja et ma isegi ei välista, et ma ise ükskord ka nagu tulen Jumala juurde. Amen. Ja siis, et see on vist ikka nagu õige asi ja nagu, ja siis see nagu, see oli nii äge lihtsalt. Aga et see ongi see, et nagu Jumal annab sulle täpselt need õiged olukorrad ja sa pead lihtsalt valmis olema julge ja täitma ennast Jumalaga. Jah, aamen, see on väga-väga õige. Täiega äge, täiega cool. Järgmise asjana, millest Paulus räägib, on usukilp. Ja ta ütleb ka niimoodi, et ütleb, et see on esimene asi, mis meil tuleb, et ütleb esmalt tuleb võtke usukilp, ehk siis esimese asjana tuleb võtta kätte. Sellest algab kõik see usukilp. Vanas testamendis on igast erinevaid lauseid, nagu ära karda Abraham, mina Jumal, olen sinu kilp. Issand on kilbiks nendele, kes teda usaldavad ja Jumal on päike ja kilp. Me näeme, et ka siin kontekstis tegelikult on Jumalaga osadus, usk ja tema usaldamine otseses seoses sellega, mis on meie kilp ja kaitse. See on nagu üleloomulik asi, mis tuleb sellest, et kui me oma elu ja usu tegelikult Jumala peale paigutame. Aga meil tulebki see nagu võtta. Järelikult me peame ka midagi ikkagi nagu tegema, et see ei ole selline passiivne juhtum. Kilp on miski, mille taha me peitume ja me peame, see on midagi, mida me peame saama nagu usaldada. Ja nüüd selles see võti tegelikult ongi. Usaldada tähendab palju rohkem enam enda südame ja tahtejõuga lootuse paigutamist kui ratsionaalse peaga argumenteerimist. See tähendab loota, et see, mida on lubatud, saab ka täide. Ehk Jumala kaitse on meile tagatud. Nii et see tegevus, mida me peame usukilbi kättevõtmiseks tegema, on enda südame ja tahtejõuga usalduse paigutamine Jumala lubaduse peale. See tähendab, et me peame tegelikult ka enda elu ja selle sisu panema nende lubaduste peale seisma, mida tema on meile lubanud. Ja see tähendab ka, et meie ei astu selle kilbi kaitse tagant niimoodi ise välja või kiika kuidagi niimoodi nurga tagant nagu kännu tagant välja, vaid et me püsime selles, selle lootuse paigutamise taga ja me oleme seal oma enda vabast tahtest ja usaldusest, et Jumal on ustav ja Jumal kaitseb ja Jumal on hea. Ja see on siuke, päris praktiseerimine, see on usu praktiseerimine. See ongi see, et isegi kui kõik muu ütleb ühtemoodi, siis Jumala ustavusest me hoiame 10 küünega kinni. See tagabki meile kaitse. Ja viimaseks ma tooks välja päästekiiver. Meil on vaja midagi, mis meie meelt kaitseks. Kaitse oma meelt. Päästekiiver Filiplastele 3:20-21 ütleb, et aga meie kodupaik asub taevas, kus me ootame päästjat, issandat Jeesust Kristust, kes meie alanduse ihu muudab oma kirkuse ihu sarnaseks selle väetoimel, millega ta suudab ka alistada enesele kõik. Meie meel vajab kaitset, aga see päästelootus on meie kaitsekiiver peas, mis hoiab meie meelt. Et me teame alati, et üks päev tuleb Jumala kohtumõistmine, üks päev me saame oma igavesse koju paradiisi Jumala juurde ja kõik, mis siin maailmas on, see on möödu. Ja senikaua me peame võtma selle varustuse endale selga ja seisma Jumalas. Ja senikaua, kuni me oleme siin selles patuses maailmas, siis meil tuleb igast pahna meie suunas, selliseid teravaid nooli ja pahna ja te võivad tekkida ärevust, hirmu, ebakindlust, argust, kadedust ja nii edasi. Aga me peame nendele asjadele vastu minema tõega ja see on see päästekiivri nagu pähepanemine. See, kuidas mina sellest aru sain, et me läheme Jeesuse tõega vastu nendele asjadele, mis meie nagu pähe tahavad tulla, neid nooli, mis meie nagu meelt tahavad õõnistada kuidagi. Näiteks, ma ei tea, tuleb mõte, et ma ei ole ilus. Aga mida ütleb Jumala sõna? Jumal on sind kardetavalt imeliseks loonud. Tunned, et ma olen arg.
nii, aga Kristuses on meil julgus. Ma ei oska. Jumal on see, kes varustab. Et vahet pole, mis asjad sulle pähe tulevad. Meil on piibliga nagu võimalus panna see kiiver endale pähe, et nagu vaenlane ei saaks meie meelt õnnistada mitte kuidagi, ei saaks meie meelde. Ja me peame vastu minema tõega, sellepärast ma ütlen, et on ainult üks tõde. Sellepärast, et kui sul on tunne, et okei, ma olen nii arg, ja siis on nagu mingi, et noh, mõni ongi natuke introvertsem kui teine. Noh, eks see mõni lihtsalt on niimoodi, aga pole hullu, on neid, kes on julgemad sinust. No, nagu, mis asi see on, on ju? Ei, meil on antud julgus Jumalas ja me peame olema julged rääkima Jumala sõna ja seisma selle tõe eest, mis antud on ja me peame maha suruma valed ja ma räägin, on ainult üks tee ja see on Jeesus Kristus ja kogu selle sõjapidamise fookus ongi see, et kuidas me saame kindlalt astuda Jumalasse. Just. Ja nagu panna selle rüü selga niimoodi, et me tõesti seisame Jumalas. Just. Aamen, ma olen 100% nõus. Ja saame aru ka, et meie ei ole need, kes hakkavad kuidagi sõdima siin täiega, vaid meie peame lihtsalt täitma ennast Jumalaga. Täpselt. See Jumala sõjavarustuse peale paneks, see ongi see, et sa täidad ennast Jumalaga. Täpselt. ja Jumal nagu kaitseb sind ja Jumal peab seda sõda sinu eest, on ju. Täpselt, nii kusjuures täpselt ja sellepärast see oligi, võtta ka palvetamise puhul me rääksime sellest, et me palume, et Jumal tuleks ja teeks. Täpselt. Et see ei olegi nagu me lihtsalt palume ja Jumal täidab meid ja kaitseb meid nendes asjades. See on nii oluline komponent sellest. Kui sa teadsid, et ma räägin inglisekeelset shorti, üks päev YouTube shorti. Oh, wow. See on Piibli kõige enim korratud fraas on ära karda. Be not afraid. Jaa, sa ütlesid ja. See on nii lahe. See on nii äge. Nii et ära karda. Ja, nagu täpselt. Päriselt. Astu julgelt Jumalasse. Täpselt nii. Viimase vaimuliku sõjapidamise vahendina, mida Paulus välja tõib, on siis mitte kaitseelement, vaid ründelement ja see on vaimumõõk. Ja selle kohta öeldakse on see, et see ongi siis meie ainuke ründevahend ja selleks on Jumala sõna. Sest Paulus ütleb ka, et see on vaimumõõk, milleks on Jumala sõna. Erinevalt kiivrist, soomusrüst ja muust, see ei saa otseselt osaks inimese vaimust, kui me palvetame, vaid see kuulub eksklusiivselt Jumalale ja see on Jumalast. Heebre 4.12 ütleb, sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi ning on südame meelsuse ja kaalutlusele hindaja. Esimese Peetruse 1.25 ja 26 ütleb, aga issanda sõna jääb igavesti. See on aga see sama sõna, mida teile on kuulutatud rõõmusõnumina. Ja vaata, nüüd ongi need kaks võttit siin eraldi, et siin all ei mõeldagi siis ainult Jumala sõna meie mõistes kui pühakirja. Ehkki Jeesus kaitses ennast pühakirjaga näiteks kiusatuste eest kõrves ja tsiteeris seda palju saatanani, nii et see on väga efektiivne asi. Aga vaimu mõõga all me mõtleme Kristuse evangeeliumit, mida pühakiri ja selles sisalduv ka toetab tegelikkuses. Nii et me saame nagu kindlad olla selles, et see mõõga teravuse ots on see evangeeliumi rõõmusõnum ja see Kristuse evangeelium. Nii et kui me pühakirja tsiteerime, siis see on ehitatud juba sinna poole, et evangeelium on see kõige keskes ja see on see kõige teravam otspunkt. Ja see ongi see vaimumõõk tegelikult, see pühakiri ja see evangeelium. Ja see on see relv, mis meile kristlastena on antud, millega me saame kõige efektiivsemalt võidelda kurjuse vastu. See Jeesuse tõde, tema tõde reaalsusest ja sellest, et Jeesus Kristus on meie ees surnud ja tema oli Jumala poeg, on Jumala poeg ja ta tõusis 3. päeval, läks üles isa paremale käele, temal on kogu meelevald antud. Ja meie oleme tema lapsed ja kaaspärijad. Amen. Amen, absoluutselt. See on see, kuidas sa paned sõjavarustuse endale peale. Jah, täpselt. Aga kui sa tunned, et sa oled nii meeletute rünnakute all just oma kuidagi meeles ja sa tunned, et sa hakkad juba nagu täiesti segi minema peast ja sul tulevad mõtted, mis ei ole sinu mõtted ja siuksed võib-olla väga kohutavad mõtted ja sa tunned, et sa oled nii rünnakute all, et sa hakkad hulluks minema juba, siis
ära jää üksinda. Palun ära jää üksinda. Palun leia endale, palun räägi nendest asjadest oma kristlastest õdede vendadega. Palun räägi oma pastoriga. Palun otsi abi, kui vaja, siis ka kliinilist abi ja kui sul ei ole ühtegi kristlast, kellega rääkida nendest asjadest ja sa tunned, et sa oled täiega maas omadega, kirjuta mulle kaski või ja ma otsin sulle inimesed mentoriks ja mingi kodugrupi või kedagi ja toetame, et ära jää kindlasti üksi nende asjadega. Et jah. Mine lähimasse kirikusse. Jah, päriselt. Sa leiad sealt abi. Tegelikult ka. Jah. Et seda ma tahtsin ka siia lõppu kindlasti tuua, sest vahepeal võib tekkida nagu nii lootusetu olukord, et sa ei saa tagasi nendest asjadest, aga alati on võimalik tagasi saada ja Jumal valitseb selle kõige üle ja seda me peame teadma, et see võitlus on juba võidetud, Jeesus on kuningas ja ma arvan, nende mõtetega lõpetamegi tänase osa. Jaa, täpselt nii. Aitäh teile kuulamast ja vaatamast ja me tõesti palume Jumala õnnistust ja kaitset teie üle ja teadki, et meie armastame teid, aga Jeesus armastab veel rohkem ja näeme juba järgmine osa.